14. märtsi 2018. aasta hommikul lahkus meie seast ülemaailma tuntud füüsik Stephen Hawking. Millised olid tema avastused ja teod, mis tegid temast ühe 20. ja 21. sajandi kuulsaima teadlase? Hawking sündis 8. jaanuaril 1942. aastal Oxfordis. Vaid 17 aasta vanuselt astus ta õppima Oxfordi ülikooli, pärast mida 3 aastat hiljem läks ta edasi Cambridge ülikooli relatiivsusteooriat õppima. 21 aasta vanuselt diagnoositi Hawkingile ALS, mistõttu ennustasid arstid talle vaid paar aastat veel elamiseks. Haigus teadlase elujõudu ei vähendanud ja 1966. aastal sai ta doktorikraadi Cambridge ülikoolist, kuhu ta asus ka tööle. Hawking oleks peaaegu oma elust ilma jäänud aastal 1985, kuid operatsioon päästis mehe elu, võttes temalt hääle. Teadlasena on Hawking endast teadusesse maha jätnud suure jälje. Teada on, et mustast august ei pääse välja mitte midagi, kuid Hawking tõestas 1974. aastal seda, et mustad augud emiteerivad soojuskiirgust läbi kvantmehaanika, mille nimeks sai Hawkingi radiatsioon. Tema avastus näitas meile, et mitte miski siin universumis ei ole igavene ja isegi mustad augud ajapikku kaovad ära. Hawking motiveeris teadlasi uurima põhjalikumalt kosmost ning entusiastidele on ta avalikustanud mitu raamatut, millest kuulsaim on A Brief History of Time. Lisaks kinnitas Hawking meile oma raamatuga The Grand Design seda, et universum saab tekkida ja eksisteerida ilma Jumalata. Hawkingi väitel tegi tema haigus teda vaid tugevamaks ja õpetas elama päev päeva kaupa. Kuigi ta oli lipulaev astrofüüsikas, jõudis ta ka särada meelelahutusmaailmas, esinedes erinevates seriaalides nagu Star Trek, Simpsons, Futurama, The Big Bang Theory ja mujal. Viimase osa elust pühendas Hawking inimkonna hoiatamisele sellest, et meie lõpp on lähedal. Tema ennustas, et meie liigselt suur tarbimine hävitab maailma aastaks 2600, juhul kui tehisintellekt seda varem ei tee. Hawkingi viimane suur projekt oli Breakthrough Starshot, millega soovis kiirendada üliväikese kosmoselaeva 20% valguskiiruseni ja kõigest 20 aastaga lennata naabertähe Alpha Centauri süsteemi. We are each free to believe what we want. And it's my view that the simplest explanation is, there is no God. No one created the universe, and no one directs our fate. This leads me to a profound realization. There is probably no heaven, and no afterlife either. We have this one life to appreciate the grand design of the universe. And for that, I am extremely grateful.